Media lehed kisendavad, valitsus on muutunud, silmad jälgivad sotside lahkumist, uued tuuled puhuvad koalitsioonilt, katkeb side, 4 ministrit saadetakse laiali ja sellega saab üks lugu läbi, teine algab nüüd, rahvas vaatab ja vaidleb edasi. Sobivusega poliitikas ei mõõdeta südantega sisu, vaid hääled ja enamus kitsas arvude mäng, kompromisside liin. Reform ja Eesti 200 jätkavad, aga rahva kõrvale jääb kibedus, on lootust, on hirmu, justkui ühiskond ripuks nööri otsas. Uued eelnõud jooksevad läbi, õppelaenude seadus muutub, tagatis nõuab pank, nüüd vähem kergendusi tuuakse, aga raha küsitakse tagasi pikalt. Minister räägib maksu miinimumist ja tulumaksust, mis silmailu ei tõsta. Kodanik mõtleb, kas kodu jääb või läheb kulu üle pea. Keeleseaduse muudatus, andme nõusolek käib käsikäes digiriigiga. Ametnik kisendab lihtsus ja efektiivsus, kodanik mõtleb, kus on minu vaba tahe. Kui süsteem suudab hallata numbreid ja parole, kas suudab ka mõista inimeste häält või jääb vaid koodida? Poliitiline mäss on vaikne, hariduskultuur, rahakriisid, aga need puudutavad elu, kodu, lapsi, valitsust ei huvita see õpetajate palk. Ääreline punkt, lubadused lendavad tuulde, aga kooliseina taga seisab inimene, vajab austust, mitte sõnu. Ja kultuur, mis peaks meid siduma, laskub sügavale kriisi, sest arvutused näitavad sääste, kuid mis saab siis hingest? Kui riik hindab vaid kulusid ja tulusid, kas ka väärtusi, sest väärtus ei mõõda hind, vaid pärand, see, mis jääb edasi noortele. Sõnavõtud, pressikonverentsid, kamerad, valitsus räägib rahvale, muutus tuleb, aga rahvas ei usu enam vaid numbreid, otsib tükikest ausust ja lootus. Kui poliitika on lill, siis rahvas maa vajab niitmist ja hoolt. Kui riik on puu, siis inimesi kannavad ju juurde meid kõiki, aga juured ei taha ainult bilanssi, nad tahavad elu hingamist tulevikku. Eesti rahval on valelikest ministritest siber. Eesti sõber ära enam kannatajat tänavatele ükskord tule. Las see katse on Toompeal ükskord juba sure.